Täna tuleb esitamisele üks kergelt luulevormis lugu, mis kannab pealkirja Kodutänav. Ja kommentaarid, taustainformatsiooni lisan ma selle lõppu. Niisiis, Kodutänav. Mu kodutänavat ei ole algselt rajanud ei vald, ei riik. Ja maadki selle rajamiseks Mart ei andnud siis. Ta võinuks anda maad, kus oli juba tee, kuid tema otsus polnud selline. Ei, Mart ei olnud paamees, kuid oma riukad ka temal olid sees. Kui Valter kündma tuli põldu, siis isa algul oli üsna nõutu, kuid tegutseda tuli kähku, et plaanid kõik ei lendaks õhku. Ei saa ju ehitada maja, kui sinna ligipääsuks pole mingit teed, ei ühtki rada. Nii kähku sirkliga ta tee jaoks ise välja mõõtis maa ning tikud piiriks püstitas. Kui Valter kündma hakkas lõpuks põldu, läks isa Mardi Mano pärima, miks see ei olnud tee jaoks eraldanud tükikestki põllumaast. Mart oli aga muianud ja öelnud, et see pole minu asi, kuidas ehitad sa maja. Ja minul teede ehituseks lihtsalt pole raha. Kui tahad teed, eks siis ehita või õhuliiklust selleks kasuta ja oma kukrut selleks kergita ning Valter osa põllust jätta võib siis kündmata. Nii tuligi meil kõigil ühiselt siis kergendada kukrut, et esmalt rajada siis juurdepääsu tee ning siis veel püsti panna postid, vedada ka traadid, sest vaja oli ju veel ka elektrit, sest ilma selleta ei saa ju tänapäeval enam hakkama. Siis aga peagi tuli uus ja ootamatu uudis, et keset põldu rajama nüüd hakatakse linnast ümbersõiduteed ja viadukti üle raudtee. No polnud seda kuuldes üldse õnnelikud me, et nõnda lähedalt siis meie õhku saastatakse. Nii ühiselt meil jälle tuli otsustada, et kuidas seda veidikenegi saaks leevendada. Sai hääletatud jälle ühiselt, et põlluserva istutame kased ja kaskede alleed meil omal hooldada ka tuleb. Sai selleks ikka lubagi siis küsitud, kuid selle kinnituseks kahjuks pole kirjalikku paberit. Kui uus ja uhke teekord valmis sai selle äärde istutatud veel ka kuused ning tasapisi rajatud veel väike park, kus erinevaid puid sai aja jooksul istutatud juurde. Ja siis mu aias palju tulpe üle jäi ning ära visata ei raatsinud sugugi ma neid. Sai naabrinaistega siis sõlmitudki kokkulepe, et igaüks neid tulpe istutab nüüd ümber puude. Nii kujunes sest Kase tänavast üks ilusamaid tänavaid, mis palju jalutajaid imetlema meelitas ning Kobrulehtki sellest pilte avaldas. Ka põllu teises servas pisikeses pargis võis vahel näha linnast tulnud inimesi istumas. Katsetöölised seal puhkepausidel said maha istuda, et puhata seal jalgu. Ja kuigi enamus, kes sinna ise majad ehitanud, teed, allee ja pargi rajanud ning neid ka hooldanud, on nüüdseks sealt küll lahkunud ja mujale nüüd kolinud, meil kõigil hea on tõdeda, et kõik see polnud asjata ning uued omanikud lugu peavad kõigest ja hoiavad me tänavat ja selle lippu ikka kõrgel. Kuid alati peab olema üks jama,
mis rahulikult elada ei luba. Nii Ilmar vana kiusupunn sai sügelised kuskilt vist ning hakkas hoogsalt susima, et sordiaretuseks vähe maad ja kust küll seda juurde saaks. Nii välja hauduski ta muna. Üles künda tuleb uudismaaks nii Kaskede allee kui ka see väike pargike. Ei tea, kas tõesti päästnuks teadmuskeskust see, kui kõik see üles küntakse. Või Ilmar ihkas seinale üht tunnustavat plaati, kui selle eest ta aasta teoga kuulsust juurde oleks hankinud. Nüüd on see vist küll vaibunud ja ehk ka maha laidetud, kuid iial ei või olla kindel milleski, sest Jõgeval on kõik ju võimalik. See kirjutatu sai viimistletud viimastel päevadel, kuid algselt kirjutatud pärast seda, kui ma kuulsin, et see teema oli seal kõvasti päevakorral, et see Kaskede allee, see haljasriba ja see park sealt tagant tuleb üles künda ja teadmuskeskusele teaduse arendamiseks anda. No ma olin nõutu, ma ei osanud teisteks kohe midagi öelda. Ma olen seal üles kasvanud, ma tean seda tänava sünnilugu, ma tean kõike, ma tean ka sordiaretusjaama endiseid direktoreid, alates Viirandist, Küüts ja vahepeal oli seal üks, ka pikalt mul ei tule hetkel see nimi meelde, aga nüüd on seal kõik uued inimesed eesotsas, nii palju kui ma olen kuulnud. Ma olen ise seal kõik oma koolivaheajad olen tööl olnud seal sordiaretusjaamas endises. Kui ma nüüd kuulsin, ja kogu aeg on seda kutsutud teaduseks, teaduse pool ja näidissõfoosiast teaduse pool. Ja kui ma kuulsin nüüd, et see on nimetatud ümber teadmuskeskuseks, siis ma mõtlesin, et ma vist ei tea eesti keelest enam mitte mõhkugi. Et kui ta oleks nagu teaduskeskus, oleks olnud nagu ta kogu aeg on kutsutud teaduse osakond, teaduse pool. Aga teadmuskeskus, kõik areneb, ega elu peabki edasi minema ja arenema. Aga see, et Jõgeva kandis üldiselt meeldib lammutada, see on nagu üsna, et ma olen nüüd 14 aastat sealt Jõgevalt ära olnud ja selle aja jooksul on ära lammutatud seal väga palju hooneid. See koolimaja, kus ma käisin, et seda enam ei ole, on asemele ehitatud uus politseimaja maha lammutatud, seal on nüüd pood, uus politseimaja on asemele ehitatud, seal on väga palju ümber ehitatud. Ja võib-olla ma ei tunneks enam linna äragi, kuigi ma olen piltide pealt näinud, aga see selleks. Ma lasin sellel asjal, ma olin ikka tõsiselt häiritud sellest ja ma lasin sellel asjal ikka maa jahtuda korralikult. Ja mulle nüüd tundub, et see asi, viimase info, mis mina sain, oli selline, et need elanikud on kirjutanud avalduse vallavalitsusele, et see vallavalitsus eraldaks neile nende kasutusse antud maa, mida nad kasutasid seal üle tee, kus on see Kaskede allee ja pargike ja siis vahepeal on see väike põlluke. Et nad kasutasid seda niisama kokkuleppel, aga nad tegid taotluse vallale, et see maa neile siis võimaldatakse ära erastada. Et see oli viimane info, mis ma nende käest nagu sain ja sinna see jäi ja siis see nagu vaibus nagu maha. Aga kuna vald on näidanud seda, et neile meeldib kongressi selliseid lammutavaid otsuseid vastu võtta, siis ega ei ole välistatud see, et ühel päeval ka see otsus ikkagi läbi surutakse, kuigi see kiusupunn Ilmar on vist nüüd sealt teadmuskeskusest koju pensionile ära jäänud.
ja noh, miks ma nii ütlesin, kiusupunn, sest seda ta tegelikult oli. Ma mäletan seda väga hästi, kui ta Jõgevale tuli sinna osakonna juhatajaks, Painküla osakonna juhatajaks alguses. Ja ma olin siis veel alles koolilaps ja ma olin kutsutud siis sinna sügisel, lõikuspidu oli neil seal kontorihoones, ma olin kutsutud siis sinna akordioniga neile nagu kontserti andma, nagu natukene meelelahutust pakkuma, aga kuna see oli nii väike ruum, siis ei olnud seal bändi nagu ei olnud ja siis tuli lõpuks mul isegi ka tantsuks mängida. Nii et ma mäletan seda väga selgelt ja noh, see muidu nagu kena inimene, ega midagi ma ei oska selle kohta öelda, ainult et noh, mulle isiklikult ei ole ta ülemus olnud. Küll minu abikaasale. Ja ma tean seda, et ta on kaunis siukse libeda keelega, siuke meeldiva olekuga, kui on vaja pugeda. See on tal hästi selge. Aga kahjuks oma töötajatesse ma ei ole kuulnud mitte kedagi, kes oleks teda kiitnud tema alluvatest. Et ta oligi täielikult siukene pugejalik, trügis nagu edasi ja nüüd ilmselt siis mulle nagu jäigi selline mulje, et ju tal on veel miski puudu, et nüüd ta tahab siis selle ideega endale siis, no ma ei tea, kas ta tõesti tahtis siis, et et selle just nagu antakse siis aastategu või? Tunnistatakse aastateoga nii-öelda jutumärkides. Et no mingisugust tunnustust sellega juurde saada, no mulle ei olnud lihtsalt sõnu. Mul ei olnud lihtsalt sõnu. Ja kuigi ehk ma loodan väga, et see on nüüd, nagu öeldakse, päevakorrast maha võetud ja siukest enneolematut otsust ei tule, et siis ma otsustasin, et ma ikkagi teen selle osaliselt teoks selle Kodutänava ja annan nagu taustainformatsiooni selle kohta, sest ma mäletan väga hästi, kuidas seda tänavat ehitati, kuidas me ehitasime, kuidas kõik see käis, ma olin seal juures, kui isa Virkliga seda teed mõõtis ja Valter ütles, et mul oli käsk künda kuni kruntideni, eks ole, see tee üles ja siis nad isaga tükk aega vaidlesid ja lõpuks siis Valter oli siukene arusaaja inimene, ta ei olnud mingi siukene, et mul oli käsk kätte antud ja ma teen nüüd nii, nagu ma tahan, eks ole. See tänav on, ma arvan, ainulaadne sellepärast ka, et sellel tänaval on oma kodu rajanud ka Jüri Leesmendi vanemad ja Jüri on seal elanud, me olime naabrid. Sellel tänaval oli üks teador, herne ja tomati ja sibula aretaja Maia Raudsepping, kes oma kodu rajasid, olid teisel pool naabrid meil. Noh, mina olen selline, noh, ma ei tea, ma nüüd kogun siin jälle kuulsust oma YouTube'i kanaliga Jõgeval küll mitte, aga kuuldavasti seal Lõuna-Eestis ja Saare ja Muhumaal olevat ma päris üsna kuulus sellega, et noh, ma olen nüüd hakanud ju ise laule kirjutama ja lauludele, ingliskeelsetele lauludele ka eestikeelseid sõnu kirjutama, et need elavad oma elu ja need käivad nüüd oma elu ja ega ma ei tea veel, millisel päeval keegi kusagil ütleb, et vot see inimene oli ka üsna kuulus inimene, et Jõgeval ei ole ma muidu mitte keegi, aga mujal nagu juba tunnustatakse mind ka praegu ja noh, Jüril on vedanud, Jüril on oma pink saadud linna juba oma eluajal. Mina mõtlesin, et äkki ma ostan ise ühe pingi ja panen sinna, kuna see tänav on linna ja sordijaama keskpaigas, et äkki ma ostan ise ühe pingi ja panen oma pingi sinna, et kus siis inimesed, kes linna ja sordi vahet käivad, et saavad vahepeal jalga puhata, sest ega seal ei ole kuskil jalga puhata. Et noh, see selline uitmõte, aga kes teab, võib-olla saab veel teoks. Et muidugi nüüd peab luba küsima selle käest ka kõvasti, ega vallavalitsus mulle seda luba ilmselt ei anna, aga noh, kunagine Jõgeva linnapea Kalev Lillo, kes kui ta tuli Valgast, kui ta Jõgevale tuli, siis ma hoidsin tema last, tema poega ja kui ta esimest korda siis oma pojaga minu juurde tuli nagu tutvustama ja siis ta ei jõudnud ära imestada, et väga ilus tänav on teil siin, et kes selle rajanud on ja kui me ütlesime, et me ise rajasime selle, siis ta ei suutnud uskuda, et ei ole võimalik, et kes teile käsu andis.
no keegi ei andnud käsku, me ise tegime oma algatuslikult ja tegelikult nagu ei, me ei olnud päris omavoliliselt, sest naabrinaine, see Jüri ema oli ametiühing Sovoosis ja tema oli seal kontoris ja tema seal ikka midagi korraldas ilmselt. Et päris omaalgatuslikult me seda ilmselt nagu päris ka ei teinud, et ilmselt ikka Ille seal natukene ikkagi kellegi käest luba küsis. Aga nii me tõesti tegeme, et see on täielikult omaalgatuslikult rajatud. Nüüd hiljem on muidugi vald sinna projektidega selle tee seal ära nagu tolmuvabaks teinud ja eurorahadega ehitati sinna vee- ja kanalisatsioonivärk. Algselt me ju tellisime ise kuskilt Tallinna kandis Keilast või Kehrast või kus see mingi kaevupuurija käis, kes oli mitu päeva puuris seal neid kaevusid, nii meil kui ööbis meie juures ja puuris seal neid kaevusid meie tänaval kõigile. Nii et ma mäletan seda kõike väga selgelt, aga mis ma tahtsingi siis nüüd öelda, et tegelikult on see üks haruldasi tänavaid, et kui mind ka kunagi keegi kusagil tunnustama hakkab selle eest, ma ei tea mille eest, võib-olla siis ka nende laulude kirjutamise eest, mis mul nüüd viimasel paari aasta jooksul on nagu avaldunud või kusagilt antakse mulle universumist neid juhtnööre, siis on tegelikult sellel tänaval ju kolm suht tunnustatud isikut, tehke järgi või makske kinni. Ei, ma usun, et selliseid tänavaid ei ole nagu kõrvale panna kusagil, võib-olla isegi Tallinnast mitte, et vot sellel ühel tänaval on nüüd kolm või tunnustatud isikut või sihukest natukene kuulsamat inimest, et mitte ei olnud mitte tavainimesed. Vot, et kes see nagu koerasaba kergitab, kui sa mitte ise ei kergita. Jah, ega siin ei ole kergitada midagi, aga kui see on selline tagasiside, mis mulle on nüüd tulnud tänu selle YouTube'i kanalile, et ma siiski olen päris populaarne nende oma kanaliga ja oma nende lauludega ja minu kuulajaskonnas ei ole seal mitte ainult eestlased, seal on ka ju Saksamaalt, seal on mitmetest erinevatest riikidest, kes on seal kommenteerinud, et me ei saa mitte sõnakestki aru, mis sa laulad. Aga väga ilus keel on. Ja väga hea on kuulata. Mulle teeb see ainult hea meelt ja annab see nagu jõudu, et selle asjaga natukene ikkagi tegutseda, nii et ega me keegi ei tea, millal meil mingisugused mitte võimed, võimed ütleme nüüd, laulnud olen ma ju kogu aeg, aga et see laulude kirjutamine ja sõnade kirjutamine ja see on nagu tulnud viimase paari aasta jooksul nagu päevakorda. Aga vot nii on, nii et mul oleks ääretult kahju, kui see, ega sinna meie kätt ette panna ei saa, kui keegi tahab kuskilt tarka otsust vastu võtta. Ja see Kase tänava kased ja see pargi sealt ühesõnaga nagu ära lammutada. Kuigi need kuused seal ja see park tegelikult on teedevalitsuse ajal, see ei ole nagu, see oli nagu teedevalitsuse maa, teedevalitsusele eraldatud maa. Nii et kui me neid kuuski hakkasime istutama sinna viadukti jalamile, siis me küsisime teedevalitsuse juhataja käest luba, et kas me võime sinna istutada kuused, sest kuused on nagu higihaljad ja need võtavad nagu siis selle esmase mürgi, mis sealt teede pealt tuleb kinni ja selle peale öeldi, et aga laske aga käia, et neil on nagunii vaja nagu istutada, teisele poole istutasid nemad. Aga et sinna omal teel pole aga nüüd jah, Ilmar nagu ma kuulsin, jah, tema tahtis, et kõik see tuleb maha võtta. Kui see selleks, ma ei tahaks kellegi kohta mingit kiusu ajada aga ma ei saa ka midagi ilusat öelda, kui mul ei ole midagi ilusat öelda, siis valetama ma ei hakka. Ja ilmaasjata kiitma ma ka ei hakka kedagi, kes seda ära ei ole teeninud. Ja minu silmis ei ole ta mitte millegagi kiitust ära teeninud. Mitte millegagi. Et see, et ta kena, tore inimene on ja asju ajas ja paljudele ülemustele meeldis ja seal ministeeriumist kantslerina töötas, aga sealt tuli tal ka mingisugused jamad olid, nii et
jah, see selleks. Aga selline oli siis tänane selline lugu ja vähemalt jääb mingi märge sellest maha ja mingigi ajalugu või teadmine, sest see tänapäeval ju ehitatakse niimoodi, et kõik peab olema valmis, mingi teekene peab olema juba juurdepääsutee ja elektriliinid ja kõik kommunikatsioonid peavad olema olemas ja siis hakatakse maja ehitama, siis tuleb mingi firma, me ehitsime kõik ise ja omaalgatuslikult, nii et jah. Vot selline lugu Kodutänavast ja seda tänavapilti võite siin taustal näha. Kased ja tulbid seal ümber ja seal tagataustal teisel pool põldu paistab isegi see väike pargike. Nii et jah, meil oli seal pargi all selline pakkudest niisugune istumise koht, kus me käisime ise vahel piknikke pidamas ja linnainimesed siis käisid ka jah, seal tihtipeale jälle naabrinaine ütles, kuule vaata, näed, linnainimesed seal istuvad ja need ka peavad pikniku ja et noh, et me ei ajanud kedagi ära, et noh, istuge ega siis noh, päris omaks seda ju ka pidama ei saanud, kui nad oleks meie isiklike aedadesse tulnud, vot siis oleks küll võinud öelda, et kuulge, vabandage väga, aga noh, see oli nagu rohkem seal nagu teeservas ja kuigi ta oli nagu meie rajatud ja hooldasime seda, aga noh, kui inimesed tahavad, leiavad sinna tee sinna tulla ja seal istuda ja neile meeldib, ega inimesed ei lähe sinna, kus neile ei meeldi. Vot nii et nii palju siis takkatippu sellest taustainfost ja ma väga loodan, et need kurjad kavatsused, mis seal olid, et need jäävadki kavatsusteks ja need tegudeks tegudeni ei jõua. Ja vallavalitsusel on nii palju arukust selliseid rumalaid otsuseid mitte toetada. Nii et ma loodan, et ma saan sinna Kodutänavale ja need kaski ja sinna parki veel minna.